Söömishäire alati võimendab sinu isiksuse omadusi kehvemas suunas. Et me tegelikult peame saama energiat, et meil säiliks mingisugunegi mõistlik meeleolu, motivatsioon. Aga kui sa ei söö, siis inimestel tekib totaalne motivatsioonilangus. Väga palju spetsialistid ei ole saanud sellist väljaõpet söömishäirete diagnoosimisest ja ravist. Ja sealt tulebki nagu see, et kui ma lähen arsti juurde ja ütlen, et mul on meeleolu viimasel ajal kehv, ma ärlitan päris palju, ka unehäired on tüüpilised söömishäiretega kaasvad probleemid, siis ega sealt väga palju enam edasi uurima ei hakata, sellepärast, et justkui tundub, et kõik on ju seletatav kas siis depressiooni või ärevushäirega, aga selle taga on tegelikult primaarselt võib-olla söömishäire, mis jääb tihti diagnoosimata. Tere tulemast vaatama ja kuulama Mis mõttes podcasti. Minu nimi on Marta ja me oleme siin selleks, et võtta taas kord lahti üks vaimset tervist puudutav teema, aga natukene uue, natukene teistsuguse nurga alt ja täna jätkame me koos psühholoog Kirsti Akkermanniga keskendumist söömisele, söömishäiretele, toitumishäiretele ja sellele, et milline on seos meie vaimse tervise ja toitumise vahel. Kui te ei ole veel kuulanud meie eelmist vestlust, siis soovitan teil kindlasti ka see ära kuulata, sest et see annab väikese sissejuhatuse sellele, millele me täna keskendume. Ja põhjus, miks me sellest teemast räägime, on väga lihtne, sest toitumine puudutab meid kõiki. See potentsiaal, et võib tekkida mingisugune häire, on päris suur ja nagu Kirsti ka eelmises episoodis välja tõi, siis tegelikult on söömishäireid väga palju marginaliseeritud tegelikult ja see on ka üks küsimus, millest võib-olla me võiksimegi korra alustada. Me lõpetasime oma eelmise vestluse selle koha peale, et kuivõrd see meid ümbritsev kontekst võib mõjutada söömishäirete kujunemist. Kui me nüüd vaatame seda, et nagu sa ütlesid, et söömishäireid peetakse vahel mitte liiga tõsiseks vaimse tervise haiguseks ja ometi me näeme, et see suremus on väga suur, et see mõjutab suurt hulka populatsioonist. Kas see on ka seotud selle kultuurilise kontekstiga, et söömishäireid võidakse stigmatiseerida nagu midagi, mida inimene teeb endale justkui ise? Ja ma olen vahepeal mõelnud ikkagi, et seda nagu peetakse justkui mingiks elustiili selliseks osaks. Et ma ei tea, noored naised ikka umbes mõtlevad, naised ikka oma välimuse pärast nagu tunnevad muret ja nii edasi, ja mõnikord inimesed tõesti võtavad seda kui sellist elustiili osa, et see on nagu normaalne, et naised peakski või võikski niimoodi teha. Et ma olen ka sellist suhtumist kuulnud. Suisa soosivat? Jaa. Et endast lugupidav naine ikkagi peakski vaatama, mis ta suhu paneb. Ja. Et ka sellist on olnud, või on olnud näiteks peremudel selline, kus ma ütlen, et näiteks ega keegi ei otsusta, tal tekib söömishäire, aga kui sa oled kogu aeg näinud, kuidas isa kommenteerib ema söömist või kui isa kommenteerib seda, kui ema paneb mingi riideseme selga ja ta ütleb midagi halvustavat, siis laps lihtsalt kõrvalt näeb seda ja ta hakkab ka mõtlema, et need on asjad, mille läbi nagu kuidagi nagu heakskiitu või ära teenida. Et me tegelikult peremudeliteni täna ei jõudnud, aga pere on ka ju keskkond ja üldiselt on näidatud, et pere selline häirunud söömiskäitumine on ka väga selge riskifaktor söömishäirete tekkeks. Et kui paljudel meie peres on õhtusöögid, ühised õhtusöögid, kus tõesti nauditakse toitu või võetakse aeg maha, et toitu nautida, kui palju on ühiseid hommikusööke, kui paljudel on üldse söögilaud kodus. Just. Kooli ja lastepsühholoogid toovad vist eriti seda välja, et sellist perekonnaga ühiselt veedetud kvaliteetaega, mis aastaid tagasi võis olla kas või täpselt selles, et me istume koos maha sööma, et seda meil tänapäeval ei ole, vaid igaüks pugib oma toitu oma toas oma ekraani ees. Mis sina ütled, kui oluline roll on sellisel söömise, rituaalsusel siis vaimse tervise juures? On küll selles mõttes, et ega asjata ei räägita vaimse tervise nurgakividest, milleks on uni, söömine, liikumine ja puhkus, eks ju. Et see on lihtsalt, kui me mõtleme nagu konkreetselt söömishäiretele, siis toidust saab inimene energiat. Energia mõjutab meie teatud närviringeid ja kui meil ei ole millestki, millest sünteesida näiteks serotoniini, mida sünteesitakse ju trüptofaanist ja toidust, teatud toitainetest, et siis meil ei ole, meie meeleolu muutub kõikuvaks või muutub halvemaks või mõnel inimesel muutub see ärevamaks, kui me saame väga vähe magada ja täna on ju väga selged seosed vähese une ja ülekaalu vahel, sest ainevahetus muutub aeglasemaks, isegi isumuutused tekivad, et see on kõik väga-väga tähtis, et me loome ka sellise
rutiini endal ka söömises, et meil oleks regulaarsed toidukorrad. Ja nüüd ma ütlen täpselt seda, mida ma mõnikord ütlen oma patsientidele, teate, et söömiselt ravi algab sellest, et kõigepealt peame õppima uuesti sööma, regulaarselt sööma ja regulaarne söömine tähendab 3-4 tunni tagant söömist. Ja siis see tekitab meeletut ärevust, meeletut õudu, et kas ma tõesti pean hakkama nii palju sööma, kas tõesti nüüd juhtub see, et ma pean hakkama neid kaloreid sisse ajama ja tegelikult jah, et ma ütlen ära, et nii söömis kui toitumishaigete puhul on väga-väga oluline, et inimene hakkaks uuesti, tekiks normaalne nälja ja küllastustunne, mis tihti kaovad söömishäiretel, aga et meie organism hakkab märku andma, kui me sööme regulaarselt, siis tekivad ka näljatunded ja meil ei teki tungi süüa üle, sest meie veresuhkur püsib teatud optimaalsel tasemel. Ka jällegi tänaseks valmistudes kuulsin sellist, jumal teab millist podcasti episoodi, aga kus toodi välja see, et just nimelt sellest veresuhkru langusest tingitud ärevus ja nii edasi, et veresuhkru langus, kui me ei söö regulaarselt või ongi, et me sööme midagi äärmiselt, ma ei tea, suhkru küllast ja siis jälle me veresuhkur langeb kivina sealt nagu korraks tõuseb, on ju, kui me teeme sellise, võtame, me pole söönud, siis me võtame midagi hästi magusat, hästi süsivessikut, kas ta tõuseb hästi kiiresti ülesse ja siis ta käib uuesti kolinal alla, et ta ei püsi stabiilne, aga see mõjutab ka meie meeleolu. Ja see pidigi hakkama nagu nii-öelda, et see annab sisuliselt ärevuse või meeleoluhäire sümptomeid, et sa võidki kogeda absoluutselt. Täpselt seda tunnet, et mul on füüsiliselt halb olla, mul on tohutu ärevus, tohutu meeleolulangus ja tegelikult inimesed lihtsalt ei söö normaalselt ja see ei ole etteheide kellelegi, sest mina vana THK-na olen selle nagu patient zero. Aga üks, mida ise söömiselt ka inimesed ütlevad, mis neid kõige rohkem häirib, on see, et see tekitab tohutult ärrituvust. Et nad muutuvad kiiresti ärrituvaks, kannatamatuks, nad hakkavad nähvama teistele inimestele, nad ei talu ära lihtsalt, et mõned inimesed muutuvad ka väga-väga ärrituvaks. Et mitte ainult lihtsalt meeleolu ei lange, vaid neil on nagu füüsiliselt täiesti talumatult paha ja siis nad elavad selle ärrituse välja. Aga oled sa tähele pannud, et laste puhul öeldakse, et ahaa, et kuule, et tuju hakkab ära minema, süüa on vaja. Just, et mis hetkel see ära kaob, et me ei saa iseenda juures sellest aru, et sa oled lihtsalt nagu reguleerimata praegu, et sa ei ole võimeline ennast reguleerima, järelikult on vaja ressurssi taastada. Maga, söö, puhka. Lõunauinaku aeg, et ahaa, ma saan aru, miks sa muutud virilaks. Et me tegelikult ei märka seda enam enda juures. Aga miks see nii on? Miks inimesed ütlevad näiteks tüüpiliselt, et ma lõunal süüa ei saa, mul on nii kiire, mul ei ole aega, eks ju, et kui ma ütlen, et see võtab teilt 20 minutit ja ma ei ole sellest patust puhas. Loomulikult mul on päevi, kus ma lihtsalt ei jõua lõunal süüa, kus ma lihtsalt lähen ja torman ja võtan mingisuguse näkileiva. Sellepärast, et kas mul on patsient ootamas, hakkab õppetöö või midagi muud. Aga ma üldiselt püüan süüa regulaarselt, püüan süüa ka sooja toitu ja püüan märgata neid vajadusi, aga ma tean, et see on väga kerge juhtuma, et sa prioritiseerid kõiki teisi asju. Mitte seda, et süüa. See tundub ju väga nagu nõme öelda kolleegidele, et kuulge, et lõunapausi aeg, et teeme pausi ja lähme nüüd siit koosolekult sööma. Aga ärme kultiveeri seda üle, ütleme otse välja, et see ei ole nõme. Nii peaks ütlema ja see on jälle selline kultuuriline eripära ka, et ma mäletan ühe Itaalia tuttava kunagi, kes ma vist tulin kuhugi niimoodi jooksuga ja ütlesin, sorry, et ma hilinesin, et ma ei jõudnud süüa. Ta ütles, et siis sa poleks pidanud tulema, et tal ei tule pähegi see, et ta tuleb pool tundi hiljem, aga ta ei tule söömata, see on absurdne mõte, et ma tulen söömata. Aga meil on inimese enda vajadused. Nagu, ja mina oma praksises või keskuses olen sisse seadnud kohustusliku lõunatunni. Et selles mõttes, et tund aega peab olema lõunaaeg. Lihtsalt, et tööandjad võiks ikka mõelda sellele, et me võimaldame seda, et minna sööma kõik koos või kui me mõtleme nagu, et sellisest söömiskäitumisest mul on iseendast oli kunagi lapsena kahju ja noorukina, aga ka kui ma vaatan praegusi noori, kes kooli toidu järjekorras seisavad ära 10 minutit, siis nad saavad 3-4 minutit ära õgida, et uuesti järgmisse tundi minna. Et meil ei ole nagu planeeritud lastele söögi lõuna pausi. Jah, me oleme ehitanud terve süsteemi selliseks, et me harjutame lapsi, et hinga see toit sisse ja jookse. On ju. Ja mulle ütlevad väga paljud lapsed ka, et ma ildsegi ei lähe, sest ma ei suuda. Esiteks see lärm, see järjekord, ma ei suuda nii kiiresti süüa. Ma saan pahandada, kui ma hilinen tundi. Aga miks laps saab pahandada?
kui tegelikkuses on see, et me suuname 200 inimest korraga sööma. Igaüks, kes käib konverentsil, näeb, et sinuni jõuab järjekord 25 minuti pärast, aga me arvame, et lapsed peavad saama selle tehtud. Et tegelikult see on süsteemis. See on ebanormaalne. Täiesti absurdne. See on täiesti absurdne. Et me ehitamegi sellist põlvkond põlvkonna järel. Me kuidagi taastoodame täiesti ebatervet suhtumist toitu oma kehasse ja tegelikult ju see läbi vaimsesse tervisesse, sest et need ei ole 2 eraldiseisvat asja, eks ole. Ja kui me mõtleme sellele, et siis jooksevad lapsed trenni, lauluringi veel 3. kohta, et me ei tea, kas neil on kaasas need toidud, kas nad on, energiavajadus on kaetud, eks ju. Et, aga no lihtsalt me räägime, mis keskkonna me ise loome ja kujundame. Ja me oleme ise olnud need lapsed ja nüüd me oleme need täiskasvanud ja katsu siis sabast kinni saada. Nii et väga väikesed asjad tunduvad, aga 10 aastat olen rääkinud kooliõpetajatele, direktoritele, et palun teeme lastele mõistliku kooli lõunavahe ja argument on kohe see, et me ei saa seda teha sellepärast, et siis meil ei ole kuskile tunde panna ja siis nad ei jõua ringi, et nokk kinni, saba lahti, eks ju, et no jälle tuleme põhivajaduste juurde. Et me tegelikult peame saama energiat, et meil säiliks mingisugunegi mõistlik meeleolu, motivatsioon, et me ei ole rääkinud sellest, aga kui sa ei söö, siis inimestel tekib totaalne motivatsioonilangus. Sul ei ole energiat, mille pealt see motivatsioon sul tekib. Rääkimata sellest, et see hakkab mõjutama sinu suhete kvaliteedi, sul ei ole ka energiat, et suhelda inimestega. Et noh, tegelikult ma tahakski öelda, et söömishäirete kõige kurvem tagajärg on see, kui ma näen, et kui inimene ikkagi isoleerib ennast oma sõpradest, oma lähedastest, söömine võtab talt ja selle planeerimine ja kogu selline söömise rituaal hakkab võtma talt nii palju aega ära ja nad teevad seda üksinda. Et söömisel ka inimesed varjavad söömishäiret. Lähedased reeglina ei tea söömishäire olemasolust. Keskmiselt inimesed suudavad seda varjata, kui su kehakaal ei ole oluliselt madal langenud, nad suudavad seda 4, 5, 6 aastat, 10 aastat varjata. Nad ei räägi, nad jäävad väga üksi oma häirega. Ja siis tekibki see, et sa veedad nii palju ise üksi olles selle toiduga, mingisugused rituaalid hakkavad kinnistuma, eks ju, hirmud. Mis need rituaalid siis on? No näiteks mina ütleksin niimoodi, et kui see ei ole väga eluterve, kui sa pead kaaluma igat oma toidu komponenti, kui sa pead igast kaloraažist saama täpse ülevaate, et sa ei julge süüa toitu väljaspool kodu, kus sa kaloraaži ei tea. Või sa ei julge süüa teiste valmistatud toitu, sest sa ei tea, kui palju ta pani võid sinna. Aga see on söömisel ka inimese igapäeva maailm. Ja see on seotud, eks ju, selle kontrollitundega, et ma ei saa ja ma ei tea, nii et kergem on ikkagi parem isoleerida teised, jääda üksi oma söömishäirega ja siis proovida kuidagi hakkama saada muude elukohustustega. Nii et noh, rituaalid on negatiivsed pigem, et need ei ole midagi nagu sellist, mida nagu sa tõid siin näiteks, eks ju, itaalasest kolleegid, et ma olen prantslastest kolleegidega 2,5 tundi lõunal olnud ja kogu aeg, millal me tööle tagasi läheme, et tundnud sellist paanikat juba ise. Et meil ei ole nagu, toidukultuur on kuidagi muutunud. Vist, see on ka üks osa ju keskkonnast. Aga ma mõtlen, et kui palju me tõesti veedame siis seda, et me läheme kolleegidega või sõpradega lõunale tööpäeva jooksul. Ma ütlen, kui sa ütlesid välja kui sa tõid välja selle laste söögivahetunni, ma ütlen, see on praegu täielik mind blown moment mu jaoks, sest et selles valguses hakkab tõesti tunduma, et kogu lugupidamise juures peaasjadele, kes tõesti Eesti vaimse tervise valdkonna suurimad edendajad, et see on ikkagi nagu arteriaalse verejooksu lappimine leukoplaastriga, kui me kogu aeg ehitame süsteemi, kus inimesed ei söö, et me juba eos õpetame neid, et see on nagu, sellega on kiire, see on pool häbi asi ja käbe tööle tagasi ja siis me hakkame tegema nagu sotsiaalkampaaniaid olude sunnil, et sööge, ärge unustage, teie tervise ja vaimse tervise üks olulisemaid nurgakivisid on söömine. Ehk siis see on nagu selline äraspidine asjaajamine, kus kogu aeg saed seda oksa, mille peal sa istud ja loodad, et siis tuleb jälle mingi MTÜ ja katsub ära lahendada. Kogu mu see jutu mõte on nagu see tõesti, et käitumise muutmiseks me peame ka keskkonda natukene muutma. Ja söömisjärjete puhul tõesti me peame seda, kui on nooruk, siis me peame vaatama ka seda pere, kuidas seda keskkonda muuta. Kui on noor inimene, kes elab iseseisvalt üksi juba pärast eemal, et
mis sind toetab, mis on need, kuidas sa saad seda söömisharjumusi selliselt kujundada, mis sind toetab. Ja noh, väga palju aspekte on, kui me mõtleme, mida tegelikult keskkonnas saab ära teha. Enne kui me läheme sinna, kuhu sa hakkad otsapidi praegu jõudma, mis on ka see, et kuidas siis ravida, kuidas terveneda toitumishäiretest, kuidas mingit tervet rutiini luua, jäi meil õhku üks minu jaoks huvitav küsimus, mis on selline asi, mida vist seda kogemust võib olla nagu raske kirjeldada või raske mõista, aga et kui sa räägidki sellest kehataju muutumisest ja me ütlesime, et söömishäired on hästi seotud sellega, et kuidas me oma keha tajume ja meie eelmises vestluses tõid sa välja, et inimesed üleüldse tihtilugu ka normaalkaalus olles tajuvad ennast 20% suuremana ja söömishäirete puhul on inimesed tunnevad ennast väga palju suuremana. Et mida see kehataju muutumine siis, kuidas seda kogetakse? Kas see ongi see, et kui ma peaks ennast kirjeldama, et ma tundun endale inimesed kirjeldavadki, et ma olen suur, paks, ma ei hakka kirjeldama neid sõnu, mida nad veel enda kohta ütlevad, aga nad lihtsalt tajuvad ennast füüsiliselt paisununa, suuremana ja nad teevad ennustusi, kui ma ütlen, et aga mis sa arvad, et mis su ennustus on, et palju su kaal on siis suurenenud, siis need ennustused on kordades sellised katastrofaalsemad kui päriselt võib-olla juhtunud, et võib-olla kaal on sama, aga inimene tajub, et ta on olulisel määral nagu kaalus juurde võtnud, sest keha ütleb niimoodi. Ja võt söömisel ka inimesel on tõesti see, et kuna see nälja ja küllastuse omavaheline selline, ka see taju muutub. Sa ei saa aru, millal sul on kõht täis, millal sul on kõht tühi, sa saad mõnikord aru tungidest. Siis kogu see keha tajumisega on osadel inimestel midagi valesti ja seda praegu päris palju uuritakse. Ja tõesti seal on väga palju ka neuropsühholoogilisi uuringuid, et mis siis see on, et miks inimene tajub ennast sellisel määral suuremana ja on ka mõned uuringud, mis näitavad, et ülekaalused inimesed tajuvad ennast väiksemana. Et siis just liigsöömisel ka inimesed, kes on ise tugevas ülekaalus, tajuvad ennast oluliselt madalama kaaluga. Ja see näitab ka, et see on midagi, mis on ilmselt seotud meie tajuprotsessi, aju iseärasused, mis meie tajuprotsessi mõjutavad, sest kuidas see saab nii olla. Aga võib-olla üks asi, mis ma ütleksin, et me tegime kunagi väga toreda eksperimentaalse uuringu ja see mõte oli tegelikult selles, et me palusime ka inimestel, me manipuleerisime nende keha ehk siis sellisel moel, et tegime neist pildi, panime neutraalsesse riietusse ja siis tegime nad kas suuremaks või väiksemaks. Ja see oli selles mõttes hästi tore uuring, et meil ei ole vist kunagi juhtunud, et 15 minutiga saab pärast uuringu kutset on kõik uuringus osalejate kohtade arv täis, sest inimesi see tõsiselt huvitas. Aga meid tegelikult kogu selle asja juures huvitas siis see, et kui me mõõtsime ka inimese sellist aju elektrilist aktiivsust, et kuna ta hakkab üldse tähele panema, et oma keha või et kas ta neid muutusi ja kuidas ta hakkab detekteerima, see on tõesti mõned inimesed, kes väga varajases staadiumis juba märkavad selliseid muutusi ja nüüd ma olen kuulanud teatud uuringuid, mis ütlevad, et on inimesed, kes tajuvadki, et nende selline introtseptiivne tundlikkus oma väiksemast keha muutusest on niivõrd, nad on nii teadlikud sellest, et see midagi näitab, et see on, midagi on ka, mis ei ole ainult, eks ju, selline, ma ei oska ütelda, lihtsalt kognitiivne komponent või ma mõtlen, aga taju on ka kognitiivne komponent, aga midagi tajus on. Ja see on hästi põnev, et see on see praegu uuringuid, mida ka tehakse. Et miks on nii, et näiteks, et neid uuringuid tuleb ka päris palju, et inimesed, kellel on söömishäire, siis nad märkavad, kogu näiteks, kui me paneme neid vaatama tänavapilti, siis nad märkavad sellised, kes on alakaalulised või normaalkaalulised. Nad otsivad välja, nad leiavad sellest rahvasummast ülikiiresti inimese, kes on selles mõttes ideaalilähedane. See kuidagi näitab siis, et käib pidev võrdlus iseenda ja teiste võrdlus. Just. Et midagi on hästi aktiivset selles ajuvõrgustikus, mis kogu aeg võrdleb ennast teistega. Ja kui me ennem rääkisime riskifaktoritest, siis selline sotsiaalne võrdlus teistega on üks selline väga tugev riskifaktor, aga osad inimesed teevad seda isegi endale kohati, nad teadvustamata, et nad tõesti teevad seda, et käib pidev võrdlus teistega.
ja sa oled kogu aeg siis, eks ju, sellises siis sa oledki kogu aeg haavatavas olukorras ju. Absoluutselt. Ja kui ma olen küsinud, et kas see võrdlus nagu käib kelle kasuks või kahjuks, siis tavaliselt see on ikkagi nende kahjuks, eks ju, et teised tunduvad ikkagi, et on saledamad või siis on sellised inimesed, kes ütlevad, et mulle teiste välimus ei lähe korda, teised võivad olla paksud, peenikesed, mis iganes on ju, et oluline on see, kuidas mina kontrollin oma keha ja milline mina välja näen. Et see kontrolli, enesekontrolli või mingi, see võimestab kuidagi. See võimestab, just. Okei. Kui me neid isikuomadusi oleme natukene puudutanud, siis mida me veel ei jõudnud lahti rääkida, on need komorbiidsused, ehk siis, et milliste teiste vaimse tervise väljakutsetega on söömishäired ja ka toitumishäired, millega need seotud on? Kui me võtame piiravat tüüpi söömishäire, siis tüüpilisemad komorbiidsused või sagedused teiste häiretega on ikkagi ärevushäired ja nende seas siis kõige rohkem sellist üldistunud ärevushäired, need on inimesed, kes hästi palju muretsevad, neil on raske oma muretsemist peatada, samamoodi sotsiaalärevus ja ka obsessiivkompulsiivne häire, kus on selline tugev kontrollivajadus või sellised obsessiivkompulsiivsele jooned, et tungiv vajadus omada kontrolli siis näiteks mingi oma kehaosa üle või oma toitumise üle või ühesõnaga neil on vajadus kontrollida. Neil on suurem kontrollivajadus. Ja mis avaldub siis ka obsessiivse kompulsiivse häire puhul, eks ju. Ja väga sageli muidugi depressioon, sest paratamatult söömishäire puhul inimesed sageli lõpetavad depressiooniga. Ja sealt tulebki nagu see, et kui ma lähen arsti juurde ja ütlen, et mul on meeleolu viimasel ajal kehv, ma ärritan päris palju, mul on uneprobleemid, ka unehäired on tüüpilised söömishäiretega kaasuvad probleemid, siis ega sealt väga palju enam edasi uurima ei hakata, sellepärast et justkui tundub, et kõik on ju seletatav kas siis depressiooni või ärevushäirega, aga selle taga on tegelikult primaarselt võib-olla söömishäire, mis jääb tihti diagnoosimata. Nii et söömishäiretega inimestel väga sageli avalduvad sellised kaebused meeleolu muutuses, liigses ärrituvuses ja ärevuses, uinumisraskustes, just varajases ärkamises, sellises võimetuses lõdvestuda. Ja siis on teine äärmus, kellel on siis selline impulsiivset tüüpi käitumine nagu teised sõltuvused, nad tarvivad aineid, nad võib-olla kihutavad, panevad ennast ohtudesse, on seal mingid alkosõltuvus, aktiivsustähelepanuhäire, enesevigastamine ja siis sellised ebastabiilselt tüüpi isiksuse häirejooned, kus siis väga emotsioonid on väga kiiresti kõikuvad, aga vahelduvad ja söömishäire alati võimendab sinu isiksuse omadusi kehvemas suunas. Et kui sa oled oma loomult impulsiivne, siis kui sa hakkad piirama ja kui sul on söömishäire, siis sa muutud ka impulsiivsemaks ja see on ka kuidagi minu tähelepanek ja kui sa oled selline niigi ärev ja väga pinges rigiidne, siis piiramine süvendab seda veelgi enam. Aga kas toitumishäiretega on kuidagi teisiti? Toitumishäirete puhul on ka näidatud, et isegi 60% kaasub ärevushäire ja tõesti seal on huvitaval kujul just üldistunud ärevushäire, nad on ka väga-väga muretsevad. Nad on üliempaatilised, väga muretsevad inimesed tõesti. Ja siis on mingi väiksem hulk, kellel on ka aktiivsustähelepanuhäire. Ja sina ütlesid, et sul on kogemus aktiivsustähelepanuhäirega. Aktiivsustähelepanuhäirega inimestel on tihti kas neil, ja see on primaarsem kui söömishäire, eks ju, aga kuna neil kas kaob huvi toidu vastu täielikult, sest nad tunnustavad süüa või vastupidi, nad söövad kogu aeg, sest neil on sellist vaja kiiresti mingisugust tunnet saada või nad ei planeeri ja siis söövad väga palju, eks ju. Igal juhul ütleme, regulaarsus iseloomustab väga harva. Siis söövad öösel, mitte päeval või ükskord päevas ja nii edasi, et selliseid söömisega. Välja arvatud neid, kellel on see obsessiivkompulsiivne komponent sinna juurde tekkinud, see just nimelt see äärmine kontroll, sest et kui ma lasen kontrolli ära, siis on täielik kaos, seega ma pean nii rigiidselt kontrollima kõike, et see on ju ka väga levinud. Ja nüüd me mõtleme ühe söömisega inimese maailma, millist pingutust nõuab esiteks söömise kontroll, kehakaalu kontroll ja juba
see teebki sind kogu aeg väga-väga ärevaks, sellepärast et hirm, et see kontroll ühel hetkel kaob, on ka kogu aeg olemas. Just. Nii et noh, see on nagu tüüpilisemad komorbiidsused tõesti jah, et väga sagel ärevushäired, depressioon, noh, isiksuse omadused on minu jaoks sellised, et ma ei ütleks, et isiksuse häired kaasuvad, aga me näeme siiski kolmandikul on ikkagi selliseid isiksuse häirumisele omaseid jooni ka. Arusaadav, aga üks asi, mida sa veel mainisid, oli see, et üks asi on see, et tihti söömishäiretega inimesed joovadki hoopis teistsuguste kaebustega arsti juurde, eks ole. Aga teine pool on ka see teatav häbitunne, nagu sa kirjeldasid, varjatakse oma söögirituaale ja nii edasi. Ja ilmselt on see nii paljude vaimse tervise väljakutsetega, et ega mul ka ei läinud oma depressiooni esimese asjana kõigile kuulutama. Et ilmselt varjamine paljuski, kui meil on miski teeb meile muret, siis me ikka esialgu püüame nägu teha, et ma saan hakkama, ei ole häda midagi, ma ei ole teistmoodi. Aga et tajud sa, et söömishäirete puhul on seda häbikomponenti nagu kuidagi rohkem, mille tõttu võib-olla jääb see vajalik abi saamata? Jaa, päris kindlasti. Ma arvan, inimesel on palju mugavam rääkida oma ärevushäirest või meeleolu langusest või mõnest oma sellisest foobiast, mis mõnikord tundub isegi väga huvitav võib-olla teistele. Aga söömishäiretest ikkagi ei minna rääkima avalikult või ka arsti juures varjatakse seda, sest kes tahaks rääkida seda, et ma söön suure koguse toitu, väljutan seda ja ma teen seda niimoodi iga päev näiteks. Sest ma arvan, mis on juhtunud, et kui väga palju spetsialistid ei ole saanud sellist väljaõpet söömishäirete diagnoosimisest ja ravist ja vähemalt minu patsiendid tihti kirjeldavad sellist ka, et kui nad on julenud midagi öelda, siis nad on saanud suhteliselt palju sellist hukkamõistu. Et hakka sööma või et mis siis on, et hakka lihtsalt nüüd sööma mõistuspäraselt või ma olen näinud ka anamneesis sellist kirjeldust süüa rohkem rosinaid või midagi selliseid soovitusi. Aga ma saan aru, et kui sa oled ükskord võtnud julguse kokku ja natukenegi nagu midagi avanud ja sealt on tagasi tulnud midagi pigem negatiivset, siis tegelikult sa ei julge enam sellest rääkida. Aga nooremad arstid ja kindlasti on, ma arvan ka vanema põlvkonna inimeste seas neid, kes söömishäiretest on kuulnud, aga nende diagnoosimine, kui sa ei küsi söömise kohta ja kui sa neid ei ütleme siis ei skriini või sõelu, siis tihtipeale jäävad nad nagu avastamata. Selle hea näide on see, et kui me tegime rahvastiku vaimse tervise uuringu ja me kõik teame ju, millised olid ärevuse ja depressiooni näitajad seal, eks ju, sellise eneseraporteeritud andmete põhjal, aga me võtsime siis välja diagnoosid, söömisele diagnoosid, siis Eestis oli levimus vist 0,3 või 0,2% söömishäirete protsent, see, mis tuli meil ravi lugudest ja juhtudest. Et meil on siis hästi palju vähem kui igal pool mujal. See ei ole võimalik lihtsalt, eks ju. Aga et see näitabki nagu seda, et millegi pärast... Kui vaiba all see jätkuvalt on. Diagnoosini nad ei jõua. Ja see tähendab seda, et nad ei saa abi tihti peale õigel ajal. Aga kui on spetsialistil, ja ma oletan, et see siis võiks kuuluda iga psühholoogi, psühhiaatri, aga loodetavasti ka perearsti pädevus märgata söömishäirete sümptomeid, millist abi vajab inimene, kellel on söömishäire või toitumishäire? Millest see tervenemise protsess koosneb? Millist abi saab spetsialist talle pakkuda? No söömishäirete puhul on, nagu ma ütlesin, anoreksia puhul meil ei ole selliseid otseseid ravimeid, mis raviksid anoreksiat, aga need ravimid aitavad ärevust maha võtta või siis aitavad inimesel kuidagi natukenegi midagi lõõgastuda või pinget maha võtta. Bulimia puhul kirjutatakse välja ka selliseid tüüpilisi depressiooniravimeid, mis võtaksid maha sellist või aitaksid siis sellist mingit kas serotoniinisüsteemi või dopamiinisüsteemi või midagi reguleerida. Meil ei ole nagu ka sellist otsest. On 1-2 ravimit, mille mõjusust on näidatud, aga kõige tõhusam on ikkagi psühhoteraapia ja tõhusust on näidanud kognitiivkäitumisteraapia ja interpersonaalne teraapia just sellist liigsöömistüüpi häirete ravis. Ja see tegelikult tähendab seda, et me hakkame muutma käitumist ja me hakkame muutma hoiakuid ja uskumusi ja veendumusi, mis on toiduga, kehaga,
iseendaga või mida inimene iseendast arvab. Ja me peame tegelikult jõudma sinna, et tekiks selline regulaarne söömisrütm, et inimene peataks siis toidu väljutamise nii oksendamise kui lahtistite näol, et ta suudaks ja julgeks hakata oma toiduvalikut laiendama, et ta suudaks oma kaloraaži suurendada normaalpäevase vajaduseni. Ühesõnaga väga palju on vaja hirmu ja ärevusega töötada, sest väga keeruline hakata uuesti normaalselt regulaarselt sööma, kui sa ei ole seda teinud aastaid. Ja. Aga kui ma küsin, mis see tavaliselt nagu, kuidas öelda, mulle tundub, et meil paraku need raviteekonnad alati nii inimkesksed ei ole, et kõik saaksid, kuidas öelda, et tihtilugu me jääme ikkagi ühte diagnoosi kinni, et esimene diagnoos, mis inimesele antakse, et seda siis ravitakse 20 aastat tihtilugu. Aga kui me räägime sellest, et see koomorbiidsuste hulk on nii suur, kumba pidi see tavaliselt on, et kas pigem nii, et inimene saab söömishäire diagnoosi ja võib-olla ei saagi teada, et seal all on tegelikult, ma ei tea, üldlistunud ärevushäire, ATH, mis iganes, või on see pigem vastupidi, et saad ühe, aga ei julge jagada seda teist. Mida sinu praktika näitab, et kas meil on ka palju seda, et jäädakse selle raviga kuhugi nagu poolele teele ja ravitakse mingit üht diagnoosi selle asemel, et inimeseni päris tervikuna jõuda, või oleme me kuidagi paremas seisus? See võib juhtuda, et meil on, et need sümptomid, mida inimene esitleb, et me selle pealt hakkame väliskiiresti oma hüpoteesile kinnitust otsima. Aga ma tulen jälle selle juurde, mis me rääkisime eelmine kord, et me ravime tegelikult inimest ja inimest tema kaebustega ja vaatame, mis teda kõige rohkem sellel hetkel häirib. Ja püüame siis aru saada näiteks, kui ta tuleb ja kaebab näiteks, et mul on meeleolu langenud, ma olen ärritunud kergesti, mul on ärevus. Kui me püüame siis nagu edasi uurida, et aga mis võib selle taga ka veel olla, siis võivad hakata avanema sellised söömishäire. Aga me peame küsima selle kohta, et aga kuidas on söömisega lood. Ja me tihtipeale ei küsi. Täpselt nii, nagu me ei küsi, et aga sul on olnud trauma elus. Et väga konkreetselt nagu, et või siis mingisuguseid, et me võiksime küsida rohkem ja siis inimesed ilmselt on nagu nõus rohkem vastama. Aga seda, et see nõuabki selliste diagnoosimise vahendeid võib-olla paremaid. Kas või nagu kliinilised intervjuud või see, et me väga teadlikult mõtleme, et tal on kõik need riskid, et aga võib-olla on tal ka seal tõenäoline söömishäire. Ehk siis, kui me nagu hakkame ravima, siis me vaatame ikkagi sellest, mis inimest kõige rohkem häirib. Aga söömishäirega inimesed ütlevad tihti, et ma tahaksin vabaneda kõikidest nendest ebameeldivatest asjadest, aga söömist ma ei muuda. Ja võt seda me teha ei saa, et söömiselt ravis tuleb muuta oma söömiskäitumist. See, mida sa sööd, kuidas sa sööd. Ja sa rääkisid veidi sellest, et mida siis teha need raviteekonnad. Aga et hästi suur hulk ajast alguses kulub sellele, mida mina arvan, mida mina kliinilise psühholoogina ei peakski lõputult iga inimesega tegema, vaid mida võiks teha tegelikult võib-olla kas või seesama peaasi või mingisugused psühhohariduslikud grupid, et me räägime sellest, mis asi on normaalne, mis asi on nälg, mis asi on tung, mis on normaalne käitumine, mis on süsivesikud, valgud, rasvad, mis asi on aga nagu me juba tuvastasime tõesti, et kuidas eristada nälga, kuidas eristada tungi, kuidas meie menstruatsioonitsükkel mõjutab meie keha tunnetust, mis juhtub, kui sa oksendad, mis juhtub, kui sa lahtistad tarritad. Mulle vahepeal näib, et kui ma annan nagu sellist lihtsalt psühhohariduslikku infot inimestele, et kuidas töötab meie veresuhkruga, täpselt samamoodi, et miks sa arvad, et miks sul see söömistung tekib, et kui sa piirad ennast 24 tundi, et kui me näitame graafiku, kuidas veresuhkur langeb, mis siis juhtub, et me võiksime anda seletusi ja selgitusi inimestele rohkem. Aga nagu sa välja tõid, siis terviseõpetuse tunnis me ütleme neile 8-ndikele, et nälg on see, toitumine on see, nüüd minge sööge kähku. Et see, kuidas me kogu aeg just sööge hästi tervislikult, aga hästi kähku. Et see on paradoksaalne, mis maailma me ehitame. Aga ma tulen vestluse lõpetuseks ja sellest eelmisest küsimusest johtuvalt tagasi toitumishäirete juurde. Sest et see põhjus, miks sa pidasid oluliseks juhtida tähelepanu sellele, et toitumishäired ja söömishäired on erinevad asjad, oli see, et sa ütlesid, et tihtilugu ei oska neil vahet teha isegi spetsialistid. Või üldse, ütleme siis, seda erisust näha. Mis siis juhtub, kui inimesel, kellel on toitumishäire,
diagnoosida see hoopis või näha seda hoopis söömishäirena ja püüda seda ravida selliselt? Ohoo, see on natukene ka see, mul tuleb kohe meelde, et kui ma ise töötasin söömishäirete keskuses ja meil oli tõesti tüdrukud, kes ütlesid, aga mul ei ole päriselt hirmu kaalutõusu ees, aga ma lihtsalt ei suuda süüa. Ja siis väga sageli juhtus see, et neile öeldi, et sa eitad oma seisundit või et see on ju eitus. Ja me teame, et väga paljud söömishäirega, eriti anoreksiaga tüdrukud minimiseerivad oma sümptomite määra. Ehk siis nad ei taha näidata neid nii raske, nagu see tegelikult seisund on. Seda, et nad on nõrkusest kokku minestanud või et neil enam absoluutselt kõht läbi ei käi või et neil on südame pekslemised ja nad ei julge seda öelda välja, eks ju. Aga nüüd, kui ma vaatan tagasi näiteks oma uurimuste andmeid aastatest 2008 ja ma vaatan neid, kuidas inimesed on vastanud, siis ma saan aru, et seal oli tõesti mingi hulk inimesi, kellel oli toitumishäire ja me tegelikult tollel hetkel ei teadnud. Ja nagu kujuta ette, kui sul hakatakse ka ikkagi suhteliselt ikkagi sunniviisiliselt sind toitma ja sul on sensoorne tundlikkus väga kõrge. Nii et loomulikult ei ole see võimalik selline raviviis. Nii et ma ütleksin, et toitumishäireid tuleb ravida mõnes mõttes nagu ärevushäired, kus sa inimesele tutvustad uut toitu järgult. Ja üldiselt need raviprotokollid ongi sellised, et sa võtad iga uue toidugrupi, mille ees on sul tugev hirm ja hakkad eksponeerima ennast sellele ja vähemalt 10 korda teed selle ühe toidugrupiga seda sama asja läbi. Ja siis on näidatud, et tegelikult see hirm hakkab selle toidu ees näiteks vähenema. Ja me püüame siis nende toitumiseltega inimestel veidikenegi seda toiduvalikut laiendada. Ja et seda hirmu maha võtta, et sest kui sa oled väga hirmul, siis lämbumise või see, et sa midagi kurku tõmbad, kui sa ise oled väga pinges, on väga suur tegelikult. Või kui sa ei julge neelata tükitoitu. Näiteks me mõnikord õpetame inimestele, kuidas tükilist toitu neelata, sest mõned inimesed söövad ainult püreestatud toitu. Nii et ja alati ei ole võimalik püreestatud toitu kätte saada, eks ju, eriti koolis. Aga me õpetame neid põhimõtteliselt et ole silmitsi, proovime, et kuidas sa saaksid seda ja õpetame seda toitu siis ka nautima, tähelepanu mujale pöörama, tekitama neile ka selliseid meeldivaid astinguid toiduga. Nii et mina näen positiivsete assotsiatsioonide loomine. Et ma näen ikkagi seda, et ja nendel inimestel on oluline see, et nad võiksid lõputult aeglaselt süüa. Et see on nagu see üks raskus, et nad lihtsalt võivad süüa väga-väga aeglaselt. Ja see on üks vanemate peamine raskus, et me lihtsalt ei jõua, et üks toidukord lõpeb ja meil hakkab uus toidukord ja me püüame siis neid õpetada kindlat aja jooksul. Ja kujuta nüüd ette, kuidas need lapsed üldse koolis, need ei olegi võimalik süüa, sest nad ei hakka iial kiirustades sööma. Et nad vajavadki sellist järk-järgulist lähenemisele toidule ja hirmu maha võtmist. Nii et me sisuliselt ja hästi teadlikku nagu lähenemist, mitte sundust, mis tegelikult seda vastureaktsiooni võib ainult süvendada. Ja et tegelikult võib-olla me kõik oleme lapsepõlves toitu, mis meile ei meeldinud ja pärast seda on meil aversioon selle suhtes, et täielikult. Aga kui me kujutame ette, et kellegi iga päev koosneb sellest, et ta ei taha ja siis ta nagu ja et sul on ja sul on huvi puudus toidu suhtes. Nii et ma ütleksin, et need ei olnud palju kindlasti, kes sattusid, sest pigem vanemad siis püüdsid seda kurja vaeva näha. Aga ma olen tõesti näinud neid küsimusele, et mis siis juhtub, kui õiget diagnoosi ei saa. Et mõnikord juhtus nii, et võib-olla sa läksid söömishäirete keskusesse ja sa hakkad söömishäiret ravima. Aga tegelikult nagu inimese suurim häda on tõesti siis see, et mul lihtsalt ei meeldi toit, neid ei huvita toit. Ja lihtsalt peame leidma nagu mingi viisi, et sa siis ära ei sule. No just. Aga ma küsin lõpetuseks, millal siis oodata on, et ka meie diagnostilistesse kriteeriumidesse, millal jõuab üldse toitumishäirete klassifikatsioon? Ma väga loodan, et ma olen kuulnud, et Tervise Arengu Instituut on ära tõlkinud ja toimetamine käib ja ma väga loodan, et see järgmise aasta lõpuks äkki jõuab Eestisse. Aga ega siis see, kui sul on mingi materjal ei tähenda, et sa alati ära tunned, aga et tore on see, et me oleme ka kohandanud Eesti oludele ja töötame välja ka selliseid erinevaid kliinilisi intervjuusid, mis aitavad siis ära tunda
spetsialistidel neid häireid, aga et ka sõeluda neid häireid, et me oleme loonud ka sellised sõeluinstrumendid, et eristada söömishäired ja vältiv piirav söömishäired. Ja meil on veel sellised toredaid seisundeid nagu ortoreksia, eks ju, ja ka need, kus inimesel on saastumisilm, et ka see on oluline, mida me täna ei puudutanud, eristada, mis ei läinud praegu söömishäirete ega toitumishäirete kategooriasse, sest pole piisavalt tõendust veel, et see oleks nagu omaette häire. Ja ei ole ka arusaamist, et kas on selline pigem obsessiivset kompulsiivset tüüpi häire, kuna inimene kardab saastuda, tahab hästi tervislikke toite süüa. Nii et ma avasin nüüd Pandora laeka, et meil on veel veel midagi, millest rääkida. Selge see, et tegemist on nii suure teemaga, et ma katustan, et see jutujärg meil siin otsa ei lõppeks. Küll aga, et pidada lugu sinu ajast, tõmbame selle vestluse otsad siin tänaseks kokku. Ma väga tänan sind, Kirsti, et sa tulid ja meiega neid teemasid jagasid. Me hoian siis pöialt, et see RHK 11 jõuaks varsti. Aga see, et ka inimeste teadlikkus suureneks ja osalege julgelt uuringutes ja julgege rääkida oma söömisraskustest arstidele. Ma ütleksin seda nagu, et ärge hoidke seda endale. Ja sama tahtsin mina lõppsõnaks öelda, et kui keegi meie vestlusest tundis ära midagi, mis ennast puudutab, siis ma arvan, see võiks olla see põhiline takeaway, et ja mina ütleksin, et lootuse suurendamiseks, et nii söömisest kui toitumisest on võimalik paraneda, kuigi vahepeal näib, et see motivatsioon võib kaduda ja et ma enam ei jaksa, aga ma väga julgustaksin inimesi ravima ennast. Just nii, ma arvan, sa oled suure osa sellest teinud, sest et kui meil on sellised toetavad spetsialistid nagu Kirsti Akkermann minu vastas, siis ei peaks olema kellelgi muret ega piinlik oma väljakutsetest rääkida, sest et võimalus, et neil asjadel on lahendus, on ju jube hea väljavaade. Nii et tänan sind, Kirsti, tänan ka kõiki vaatajaid ja kuulajaid, et te olite meiega järjekordse Mis mõttes episoodi. Meie teemaks täna oli söömishäired, toitumishäired ja arutasime seda tegelikult läbi 2 episoodi, nii et kui te ei ole kuulanud ka meie eelmist episoodi, siis soovitan see kindlasti järele kuulata. Kui tänane vestlus tekitas teid mõtteid või pani tundma ära ennast või tekitas selle tunde, et oleks vaja seda infot kellegagi jagada, siis palun tehke seda, ärge unustage ka meid sinna juurde säägida ja vaadake kindlasti ka storiesforimpact.com kodulehekülge, kust leiate erinevaid lisamaterjale, mis meie tänase jututeemaga haakuvad. Minu nimi on Marta ja kohtume teiega juba järgmises Mis mõttes episoodis.